Muusikamaailmas on vaid vähesed tõeliselt muutnud ajalugu ja Michael Jackson on neist kõige kuulsam. Teda kutsuti popi kuningaks, kuid selle taga oli tema elu palju enamat kui laulud, tantsud ja aplausid. Oma väikesest majast Gary's, Indianas tõusis ta üheks maailma kuulsaimaks artistiks. Ta muutis muusika loomise viisi ja oli ka põhjuseks, miks muusikavideod hakkasid meenutama filme. Kuid siiski oli tema surm vastuoluline ja sellega kaasnes palju spekulatsioone. On isegi neid, kes ütlevad, et Michael ei surnud tegelikult ära ning on ka neid, kes väidavad, et tema surm lavastati. Kas see on tõsi? Selles videos uurime kõike, mis puudutab Michael Jacksonit. Aga enne kui alustame, ära unusta meie kanalit likeida ja tellida. See on suur abi meiesugustele sisuloojatele. Suur tänu ja nüüd alustame. Pereraskused ja tema tõus tähtede sekka. Väikeses kahetoalises majas Gary's, Indianas algas selle poisi lugu, kes muudab muusikamaailma. Sündis 10 lapsest 8. Michael Jackson kasvas üles peres, kus oli palju unistusi, kuid alati nappis mugavust. Nende isa Joe Jackson oli range ja karm isa, kellel olid kõrged standardid. Tema jaoks ei olnud vigadel kohta. Mõnikord, kui tema laste esinemine polnud täiuslik, puudutas nende nahka vöö, et meenutada, et alati tuleb anda endast parim. Oma intervjuudes tunnistas Michael, et juba lapsena õppis ta kartma isa vööd. Hirm, mis jäi tema isiksusse püsima. Kuid karistuste kõrval nägi Joe ka Michaeli erakordset annet ja iga oma lapse laulu ja tantsuga nägi ta justkui lootust, et pere vaesusest välja tuua. Catherine, Michaeli emma, oli oma abikaasa vastand. Tagasihoidlik, hoolitsev ja vaikne tugi nende kodus. Tema oli esimene, kes uskus, et Michaelis on midagi erilist. Isegi kui ta oli Searsis töötamisest väsinud, ei lasknud ta võimalusel mööda minna, et oma lapse annet arendada. Kuid enne, kui nende edu jõudis tõeliselt hoo sisse saada, saabus esimene tragöödia. Noorima lapse Brandoni, kes oli Marloni kaksikvend, surm. Kaotuse valu jäi perekonnale haavaks, kuid selle asemel, et nõrgeneda, pingutasid nad veelgi rohkem. Aastaks 1965 sai Michaelist grupi The Jackson 5 juhtlaulja. 5-aastaselt paistis tema erakordne hääl ja energia laval juba silma. Igal kohaliku talendishow'l kostis rahva kisa iga kord, kui ta laulma hakkas. Ja kui ta tantsis, oli ta nagu laps, kes oleks sündinud rambi valgusesse. Aastal 1967 said nad oma suurima läbimurde, kui võitsid Harlemi Apollo teatri amatööride õhtu. Sealt märkas neid Motown Records, üks tollase aja tuntumaid plaadifirmasid. Diana Rossi abiga sõlmisid nad lepingu aastal 1969. Nende esimene singel I Want You Back sai kohe raadiotes hitiks ja tõusis Billboard Hot 100 edetabelis esikohale. 11-aastaselt sai Michaelist grupi keskpunkt. Tema hääl, liikumine ja karisma tõestasid kohe, et tema on The Jackson 5 tõeline täht. Järgnesid laulud ABC, The Love You Save ja I'll Be There. Need laulud kinnistasid grupi nime kui üheks 70-ndate kuulsaimaks. Kuid naeratuste ja fännide kisade taga tundis Michael järjest enam väsimust ja soovi minna oma teed. Vanemaks saades hakkas tema peas kujunema unistus soolokarjäärist. Mitte ainult ambitsiooni pärast, vaid ka soovist näidata, kes ta tegelikult kunstnikuna on. Tema nooruspõlve raskused, hirm, distsipliin ja katsumused, kõik need said tema otsusekindluse kütuseks. Ja just sellest väikesest majast Indianas algas selle poisi teekond, kes tutvustas end maailmale kui popi kuningas. See poiss ei laulnud ainult, vaid muutis igaveseks muusika kulgu. Alates stuudiosessioonidest kuni ülemaailmse kuulsuseni alustas Michael Jackson 13-aastaselt teed, mis muudab kogu muusikatööstust. Ta ei olnud enam lihtsalt The Jackson 5 liige, vaid juba sooloartist, kes oli valmis endale nime tegema. Tema esimene singel Got to Be There, mis ilmus 1971 aastal, näitas erakordset emotsiooni ja vokaalset meisterlikkust, mida on harva kuulda ühe lapse esituses. Kuid tõeline läbimurre Michaelil saabus mõned aastad hiljem. Pärast seda albumiga Off the Wall 1979.
Aastal legendaarse produtsendi Quincy Jonesi abiga kujundasid nad seni kuulmatu kõla. Popi, souli, funki ja disco kombinatsiooni, mis vallutas kogu maailma. Lugu Don't Stop Till You Get Enough sai esimesena populaarseks. See oli tempokas pala, mis tõi Michaelile kohe tema esimese Grammy auhinna. Kuid rohkem kui auhind näitas see album, kes Michael tegelikult oli. Kunstnik, kellel oli oma suund ja kes ei kartnud katsetada. Off the Wall ei olnud lihtsalt edukas. See müüs üle 20 miljoni eksemplari kogu maailmas. Kuid isegi nii suure edu korral ei olnud ta ikka veel rahul. Michaeli arvates suutis ta teha veelgi enamat. Luua teose, mis muudaks muusika ajalugu. Ja aastal 1982 andis ta välja albumi Thriller. Sellele ei suuda keegi vastu saada. Thrillerist sai kõigi aegade enim müüdud album. Ajaloo jooksul on seda müüdud hinnanguliselt 66 miljonit eksemplarin üle kogu maailma. Kuid selle mõju ei piirdunud ainult muusikaga, vaid laienes ka visuaalsele jutustamisele. Billie Jeani, Beat Iti ja eriti just Thrilleri muusikavideotes muutis Michael muusikavideo kunsti vormiks. Thrilleri video, mis kestis 14 minutit ja mille lavastas John Landis, kujutas Michaelit libahundi ja zombina. See oli kinematograafiline meistriteos, mis muutis kõike. See, kuidas muusikavideoid vaadati, muutus tänu Thrillerile täielikult. Thrilleri erakordne edu hoidis seda Billboardi 200 edetabeli esikohal 37 nädalat järjest. Sellel oli 7 esikümne singlit, mis on rekord, mida on raske ületada. Ja 1984 aasta Grammy auhindade jagamisel võitis Michael 8 auhinda, sealhulgas aasta albumi, mis oli muusikaajaloo rekordiline saavutus. Michael ei olnud domineeriv ainult stuudios, vaid ka laval. Tema Moonwalk, mida ta esmakordselt demonstreeris Motowni 25. aastapäeva erisaates 1983. Aastal sai kohe tema meisterlikkuse sümboliks. Iga liigutuse, iga jalalibistusega tundus, nagu oleks seal mingi maagia. Isegi tema Victory turnee koos oma vendadega 1984 aastal sai 90 suurimaks kontserdiks. Rahvas täis, energiat täis, legendi täis. Sel hetkel ei olnud enam lihtsalt laulja ega tantsija. Ta oli ise standard. Michael Jackson ei loonud lihtsalt muusikat. Ta oli ise see põhjus, miks kogu popkultuuri heli, välimus ja tunne muutusid. Ja iga Thrilleri löögiga algas tõelise popi kuninga ajastu. Edetabelite tippu jõudnud hitid ja mängu muutvad lepingud. Kui Michael Jacksoni karjäär jätas tõusu tippu, sai selgeks, et ta pole mitte ainult esineja, vaid ka nutikas ärimees. Ta teadis, kuidas oma annet kasutada, mitte ainult muusika jaoks, vaid ka nutikate äriliste otsuste tegemiseks. Aastal 1985 tegi ta sammu, mis üllatas kogu tööstust. Michael ostis The Beatlesi laulude kirjastamisõigused 47,5 miljoni dollari eest. Ta ületas isegi Paul McCartney pakkumise. Selle tehinguga sai temast mõnede muusikaajaloo hinnalisemate laulude nagu Yesterday, Let It Be ja Hey Jude omanik. See kollektsioon tõi talle igal aastal miljoneid dollareid ja selle väärtus kasvab aja jooksul pidevalt. Kuid tema kiired käigud ei lõppenud sellega. Aastal 1991 sõlmis ta lepingu Sony Musicuga, mida peetakse suurimaks. Kogu summa oli 65 miljonit dollarit. Lepingu hulka kuulus 5 miljonit dollarit ettemaksu iga albumi eest ja lisaks veel $1 miljon boonust iga kord, kui albumi müük jõuab 5 miljonini. Samal ajal astus Michael ka reklaamide maailma. Aastal 1983 sõlmis ta $5 miljoni suuruse lepingu Pepsiga, mis oli tol ajal tohutu summa. Leping hõlmas reklaamide seeriat ja sponsorlepingut Jacksonite Victory tuuri jaoks. Tulemuseks oli see, et Pepsi turuosa kasvas 8%. See on tõestus, et kõik, mida Michael puudutab, muutub kullaks. Ja samal ajal, kui temast saab üha suurem legend, kasvab ka tema rahaline võim. Aastal 1995 ühendas Michael oma ettevõtte ATV Music Sony Music Publishinguga, mille tulemusena sündis Sony ATV Music Publishing. Hiiglaslik ettevõte, millel on üle 250 000 lauluõigused. Sinna hulka kuuluvad ka Elvis Presley, Bob Dylani ja isegi Taylor Swifti laulud. Tema surmaajal aastal 2009 hinnati tema netoväärtuseks umbes $500 miljonit. See teeb temast ühe maailma rikkaima muusiku. Kuid rohkem kui raha jättis Michael maha pärandi, mis koosneb tarkusest ja strateegiast.
ta tõestas, et popikuningaks olemine ei seisne ainult muusikas. See seisneb ka selles, et mõelda tavapärasest kaugemale. Kui teised teenivad laulmisega, siis Michael Jackson teenib sellega, et omab ise muusikat. Tõustes lavast kõrgemale, muutumise katsumused. Kui Michael Jackson tõusis kuulsuse tippu, hakkasid saabuma ka isiklikud katsumused, mis pani proovile tema jõu ja isiksuse. 80. aastate keskel märkas avalikkus suuri muutusi tema välimuses, eriti tema nahavärvis. Selle tõttu levisid kuulujutud, et ta tahtlikult valgendab oma nahka, et näida valgena. Kuid tõde on see, et Michael kannatas ühe haiguse all. Tal oli vitiligo, mis on seisund, mis põhjustab naha loomuliku värvi kadumist ning lupus, autoimmuunhaigus, mis hävitab keharakke. Et tema nahavärv kaameras ühtlane paistaks, kasutas ta jumestust ja nahakreemi. See otsus sai hiljem lõputu hukkamõistu teemaks. Kuigi teda naerdi ja kritiseeriti, ei lasknud ta end peatada. Aastal 1985 tegi ta koostööd Lionel Richiga, et kirjutada laul We Are the World, heategevuslaul, mis kogus üle $63 miljoni Aafrikas nälgivate inimeste jaoks. Laulus lõid kaasa suured nimed nagu Stevie Wonder, Paul Simon ja Tina Turner. See oli ajalooline hetk muusikalises ühtsuses. Samal aastal algas ka Victory Tour koos tema vendadega, mis teenis $75 miljonit. Uus rekord piletimüügis ja külastajate arvus. Samal ajal ei lõpetanud ta ka abistamist. Anneetus siin, abi seal. Alates United Negro College Fundist kuni Make-A-Wish fondini oli Michael inspiratsiooniks, kuidas kasutada kuulsust heategevuseks. Kuid mida rohkem ta edu saavutas, seda tugevamaks muutus meediakriitika. Kui ta muutis kaasaegse muusika kõla, pöörasid inimesed üha rohkem tähelepanu tema ninale, nahale ja kummalisele käitumisele. Aastal 1987 andis ta välja albumi Bad, millel oli 5 esikoha hitti ja mida müüdi üle maailma rohkem kui 35 miljonit eksemplari. Kuid selle asemel, et tema annet kiita, keskendus meedia rohkem tema välimusele. Kõigest hoolimata ei lõpetanud ta loomist. Mihkli jaoks oli muusika tema tugi, ainus viis põgeneda maailma mürast. Kuigi paljud kahtlesid temas, näitas ta, et vaatamata valule, kuulujuttudele ja intriigidele, tõeline täht särab ikka edasi. Kuulsuse hind, kunsti loomine rambivalguses. Kuigi Michael Jacksoni ümber keerlevad jätkuvalt sosinad kuulujutud ja skandaalid, on üks asi selge. Tema kunst pole kunagi kustunud. Isegi kui tema välimust, käitumist ja eraelu käsitlevad pealkirjad matsid ta enda alla, ei lakanud ta loomast. Selle asemel nihutas ta veelgi enam muusika, filmi ja etenduskunsti piire. Aastal 1986 tegi ta koostööd 2 filmihiiglasega, George Lucase ja Francis Ford Coppolaga, et luua ainulaadne projekt nimega Captain EO. See oli 17 minuti pikkune 3-mõõtmeline film, mis ühendas muusika, tantsu ja eriefektid, mis olid oma aja kohta väga arenenud. Seda näidati Disney teemaparkides ja kuigi selle maksumus oli üle $30 miljoni, mis tänapäeval oleks üle 70 miljoni, oli see tohutu edu. See on tõend Michael Jacksoni võrreldamatu mõju kohta. Tõestus, et ta suutis ühendada filmi, muusika ja tehnoloogia ühte meistriteosesse. Kuigi tema isiklik elu oli kõneaineks, jätkas Michael Jackson stuudios töötamist. Aastal 1987, 5 aastat pärast Thrillerit, andis Michael Jackson välja albumi Bad, mis näitas julgemat ja agressiivsemat kõla. Siin esitles ta laule Smooth Criminal ja Dirty Diana. Mõlemad laulud käsitlesid teemasid, mida popartistid tavaliselt ei puuduta. Võim, ahlus ja seksuaalne poliitika. Iga laulu ja muusika videoga tõi ta esile popkultuuri uue näo. Selliste režissööride nagu Martin Scorsese abiga said albumiga kaasas olevatest lühifilmidest mini-meistriteosed. Need ei ole lihtsalt muusikavideod,
vaid need on filmi, teatri ja visuaalse jutustamise revolutsiooni kombinatsioon. Kuid rohkem kui laulud ja tantsud jättis Michael pärandiks tõelise inspiratsiooni. Tema liigutused, hääl ja stiil said kaasaegse popmuusika eeskujuks. Paljud artistid, alates hip-hopist kuni K-popini, on pidanud teda teejuhiks ja inspiratsiooniallikaks. Tema oli ka see, kes kustutas värvipiirid selles tööstuses. Oma andega tõestas ta, et muusika ei pea olema valge ega must, vaid see on ülemaailmne. Iga oma sammuga, iga oma häälenoodiga näitas ta, et kunst suudab kogu maailma ühendada. Kuid mida suuremaks kasvas tema edu, seda sügavamaks muutusid väsimus ja surve. Meedia ei andestanud talle. Iga liigutust, iga tegu, iga sõna uuriti, pöörati pea peale ja tehti uudiseks. Kuid kõigele sellele vaatamata jäi ta kindlaks. Mitte ainult näitlejana, vaid ka pühendumuse sümbolina. Kunstis on ta inimene, kes loob edasi isegi siis, kui maailm teda ründab. Ja igal laval, kuhu ta astub, tuletab ta kõigile meelde. Võib-olla saab inimese kuulsust hävitada, kuid tõeline kunstnik ei lase kunagi valgusel end alistada. Thrilleri ajastu, 80ndate tippaeg, oli aeg, mil Michael Jackson jõudis oma edu tippu. Aastal 1987 andis ta välja ühe muusikaajaloo kõige oodatuma albumi. Bad oli järg Thrillerile, mis kinnistas tema staatust popikuningana. Ja nagu oodata oli, ei valmistanud ta pettumust. Bad sai ülemaailmseks fenomeniks. 5 selle albumi laulu jõudsid samaaegselt Billboard Hot 100 esikohale. Nende hulka kuulusid I Just Can't Stop Loving You, Bad ja Man in the Mirror. Kokku müüdi üle maailma rohkem kui 35 miljonit eksemplari. Ja see kinnitas veelgi, et Michael ei olnud lihtsalt esineja, vaid ta oli muusikas tõeline revolutsionäär. Albumi toetuseks alustas Michael oma esimest soolomaailma turneed Bad World Touri. See kestis 16 kuud, kokku anti 123 kontserti 15 riigis ja teenis üle $125 miljoni. See oli tol ajal suurim tulu, mida üks sooloartist oli ajaloos teeninud. Iga esinemine oli nagu film. Koreograafia oli täiuslik, täis valgust, tuld ja emotsioone. Iga moonwalki ja kõrge noodi juures näitas Michael, et tal pole võrdset. Aastal 1988 andis Michael välja oma autobiograafia Moonwalk, mille ta ise kirjutas. Siin nägi avalikkus esimest korda tema maski taha. Kuidas ta alustas, milliseid raskusi ta koges oma isa käe all ja karm distsipliin, mis viis ta eduni. Esimese aasta jooksul müüdi kohe üle 500 000 eksemplari. See on selge tõend, et maailm igatseb mitte ainult tema muusika, vaid ka tema eluloo järele. Samal aastal ostis Michael väga suure maa-ala Santa Barbara maakollas Californias. Kuulus Neverlandi Oru Rancho. Selle pindala on 2700 aakrit. Seal on lõbustuspark, loomaaed ja oma kino. Michaeli jaoks oli see tema paradiis. See oli koht, kus ta sai jälle laps olla, eemal kaamerate mürast ja ajalehe pealkirjadest. Aga teiste jaoks sai sellest tema kummalise isiksuse ja nooruse maagilise maailma ihaluse sümbol. Vaatamata oma edule ei olnud ta rahul. Aastal 1989 sõlmis ta Sony Musicuga rekordilise $65 miljoni suuruse lepingu. See oli tol ajal suurim leping ühelegi salvestusartistile. Selle hulka kuulus $5 miljoni suurune ettemaks iga albumi eest ja $1 miljoni boonus iga kord, kui müük ületas 5 miljoni eksemplari. Kümnendi lõpuks oli Michael maailma tipus. Ta muutis muusikat, muusikavideote tegemise viisi ja isegi superstaaride kontseptsiooni. Kuid mida eredamaks muutus rambi valgus, seda sügavamaks muutusid varjud tema elus. Tugev surve, väsimus ja pidev. Meedia hukkamõist hakkasid tasapisi kogunema lainetena, mis lõpuks tema vastu pöörduvad. Kuid sel ajal polnud kahtlusti. Michael Jackson polnud lihtsalt esineja. Tema muutis popkultuuri tähendust ja tegi muusikamaailmas tavaliseks olemise võimatuks. Topeltelu. Popikuninga varjatud maailm. Kui Michael Jacksoni kuulsus aina kasvas, muutus tema isiklik elu üha segasemaks ja salapärasemaks. Aastal 1994 šokeeris kogu maailma uudis.
Michael Jackson abiellus Lisa Marie Presleyga, kes oli rock'n'rolli legendi Elvis Presley enda tütar. See oli pulm, mis üllatas kõiki. Mõned rõõmustasid, kuid paljud kahtlesid. Paljud ütlesid, et see oli lihtsalt reklaamitrikk. Samal ajal küsisid teised, kas nende kahe armastus on tõeline või on see lihtsalt viis laulja mainet parandada pärast kõiki skandaale. Kuid Michael ei lasknud end sellest heidutada. Vaatamata meedia ja avalikkuse kahtlustele jätkas ta oma karjääri ja tähendusrikkaid projekte. Aastal 1995 andis ta välja ühe oma kõige ambitsioonikama projekti. Album oli History, Past, Present and Future, Book 1. See oli 2 plaadiga komplekt, mis ühendati tema klassikalised hitid ja uued laulud. Esimene singel Scream, mille ta laulis duona koos oma õe Janet Jacksoniga, oli julge vastus meediale. Siin näidati Michael Jacksoni viha ja sõnumit pideva hukkamõistu ja valeuudiste vastu, mida tema pihta heideti. Ja see pole veel kõik. Selle albumi muusikavideoid nagu Scream ja Earth Song nimetati suure produktsiooni tõttu minifilmideks. Earth Song on võimas laul. See räägib looduse hävitamisest ja loomade väärkohtlemisest, jõudes paljudes riikides esikohale ning tõstes esile teemasid, mida muusikatööstus sageli väldib. Kuid auhindade taga hakkas Michaeli maailm lagunema. Pärast 2 aastat kooselu läksid tema ja Lisa Marie Presley lahku 1996. aastal. Ilmusid kuulujutud arusaamatustest ja täitumata jäänud pereplaanidest. Samal aastal abiellus ta uuesti õega nimega Debbie Rowe, kelle ta kohtas dermatoloogi juures, kes teda ravis. Koos said nad 2 last, Prince ja Paris Jackson. Kuid pärast 3 aastat läksid nad lahku 1999. Kui ta jätkas isa, esineja ja filantroobina, muutus tema füüsiline välimus järk-järgult mõistatuseks. Michael muutus aastate jooksul kõhnemaks, heledamaks ja tema näokuju muutus. Selle tõttu sai temast tabloidide lemmikteema, kus avaldati oletusi operatsioonide, ravimite ja isegi tema vaimse tervise kohta. Paljud ütlesid, et ta justkui eemaldab oma mustanahalise identiteedi. Teised aga ütlesid, et see on lihtsalt tema vitiligo haiguse ja lapsepõlvest pärit ebakindluste tagajärg. Mis iganes tõdega poleks, avalikkus tundis selgelt, et popikuninga olemise survega kaasneb oma hind. Ja see oli tema isikliku poole järk-järguline kadumine, kuid vaatamata raskustele ei suutnud Michael siiski loomingut peatada. Aastal 1997 andis ta välja albumi Blood on the Dance Floor, History in the Mix, mis oli remix-album täis elektroonilisi ja tantsulikke mõjutusi. Selle albumi nimilugu kõlas üle kogu maailma. See tõestas, et isegi keset vastuolusid suutis ta ikka veel luua muusikat, mis domineeris. 20. sajandi lõpupoole lähenedes jäi ta endiselt üheks tuntumaks inimeseks planeedil, keda armastasid miljonid, kuid keda meedia alati luubi all hoidis. Ta oli legend, keda rebisid 2 maailma vahel. Popstaar, keda kõik nägid ja tema tõeline mina, kes oli juba ammu tahtnud rambivalgusest välja pääseda. Kuulsuse hind võitnus õigluse eest. Michael Jacksoni populaarsuse tippul ei tulnud tema ellu ainult edusammud. Sellega kaasnesid ka suurimad katsumused, millega üks artist võib silmitsi seista. Kui ta jõudis edu tippu, hakkas tema nime ja isiksust järjest enam proovile panema üha kasvav hulk kohtuasju, skandaale ja intriige. Aastal 1993 süüdistas 13-aastane poiss nimega Jordan Chandler Michaelit väärkohtlemises. See oli uudis, mis raputas mitte ainult Ameerikat, vaid kogu maailma. See levis kiiresti ajalehtedes, televisioonis ja raadios ning sai üheks suurimaks skandaaliks muusikaajaloos. Michael jäi kindlaks, et on süütu, kuid selleks, et vältida pikka kohtuprotsessi ja suuremat kahju oma karjäärile, nõustus ta kohtuvälise kokkuleppega. $22 miljoni suurune summa maksti Chandleri perele. Mõne jaoks oli see süütunnus, kuid teiste jaoks oli see lihtsalt viis suuremate probleemide vältimiseks. Siit hakkas mõne silmis popikuninga imidž lagunema. Endine täiuslik muusikaiidol on nüüd kollase ajakirjanduse jälgimise all ja oportunistide sihtmärgiks.
kuigi ta jätkas annetuste tegemist lastele ja abivajajatele Heal the World Foundationi kaudu, polnud sellest piisav, et vaigistada tema vastu suunatud kuulujutte ja süüdistusi. Kui saabus uus aastatuhat, muutus tema olukord veelgi keerulisemaks. Tema võlad kasvasid luksusliku eluviisi ja Neverland Ranchi kalli ülalpidamise tõttu. Kasvasid ka tema vastu esitatud kohtuasjad, sealhulgas endiste äripartnerite poolt. Kuid sellest hoolimata ei lõpetanud ta abistamist, annetades miljoneid dollareid haiglatele, lastekodudele ja heategevusprojektidele üle kogu maailma. Aastal 2005 pandi tema iseloom taas proovile. Ta sattus taas ühte kuritarvitamise juhtumisse, kuid seekord läbis ta kogu kohtuprotsessi. Pärast pikka kohtulahingut mõisteti ta kõigis süüdistustes õigeks. Kuid isegi kui ta võitis kohtus, jäi tema mainele haav. Inimesed, kes kunagi temasse üles vaatasid, olid nüüd lõhenenud. Oli neid, kes ikka veel uskusid temasse ja neid, kes pöörasid talle täielikult selja. Kuid kõige selle kiuste jätkas ta võitlust. Mitte ainult oma nime kaitseks, vaid ka tõe ja kunsti nimel, mida ta armastas. Maailmas, mis on täis kuulsust, raha ja võimu, oli Michael Jackson elav meeldetuletus, et edu eest tuleb maksta hinda. Ja tema puhul oli kuulsuse hinnaks tema elu enda rahu. Pärast tema surma hakkas levima kummaline kuulujutt. Räägitakse, et Michael Jackson pöördus salaja islami usku enne oma surma. Kuulujutud said alguse väidetavatest märkidest ja lugudest tabloidides. Väidetavalt olid temast pildid, kus ta kandis traditsioonilisi moslemi rõivaid. Samuti olid teated, et ta õppis islami õpetusi. Ja sosistati, et ta olevat isegi oma nime muutnud Mihhailiks. Kui uudised levisid, kasvasid ka spekulatsioonid. Mõned väitsid veel, et nagu olevat teda näinud koos tuntud moslemitega nagu Cat Stevens, keda nüüd tuntakse kui Yusuf Islam, ja väidetavalt mõjutasid need teda. Teised aga ütlesid, et teda mõjutasid rasked ajad ja väidetavalt tahtis ta uut elu alustada teises usus. Kuid tema enda pere lükkas selle kiiresti ümber. Jermaine Jacksoni sõnul, kes ise pöördus islamiusku 1989 aastal, ei lausunud Michael kunagi šahaadat. See usutunnistus, mis tõestab inimese moslemiks olemist. Teised pereliikmed ütlesid, et kuigi Michaelil oli suur austus erinevate religioonide vastu, ta jäi kristlaseks kuni oma viimase päevani. Sellegipoolest kuulujutud ei lakanud. Aastal 2010 ilmus ühes intervjuus Michaeli endine ihukaitsja Matt Fidesz ja ta ütles, et laulja pöördus tõepoolest islami usku aastal 2008. Kuid paljud kahtlesid Fideszi usaldusväärsuses. Eriti siis, kui ta avaldas veel teisi lugusid, mis tundusid liialdatud ja millel puudusid kindlad tõendid. Nagu paljud seigad Michael Jacksoni elus jäi tõde mõistatuseks. Teised usuvad, et ta on sümbol. See on inimeste lõputu otsingu sümbol tema imidži taga oleva saladuse järele. Idee, et isegi surmas jääb ta saladuseks. Teised usuvad, et see on lihtsalt tõestus sellest, et Michael oli inimene, kellel oli sügav usk ja lugupidamine kõigi religioonide vastu. Kuid ta ei pööranud kunagi selga oma päritolule. Kuni tänaseni jääb küsimus endiselt lahtiseks. Kas see oli meedia väljamõeldis või saladus, mida hoiti kuni tema matusteni? Üks asi on kindel. Nagu tema muusika, miga tema vaimu üle vaieldakse, arutatakse ja imetletakse kogu maailmas.